eriplaneeringu avalikustamist, kuidas jõudis see info teieni nüüd veebruarikuus? Meieni jõudis see info kahjuks nii nagu paljudele kohalikele täiesti juhuslikult, et saime teada, et Pillapalus on koos Anija vallaga siis arutelu selle üle, et Kaitseministeerium on avalikustanud eriplaneeringu dokumendid. Sattusime siis sealtkaudu sellisesse kohalike gruppi nagu Polügoon, kus inimesed arutlesid, mis saab nende kodukohast ja loodusest, kui Soodla harjutusväljakut siis sellisel mahul arendama hakatakse, nagu selles eriplaneeringu dokumentides kirjas on. Siis Anija ja Kuusalu valla kogukond tegi pea 28 ettepanekut oli, mis sai siis saadetud. Ja nüüd peale siis Kehra ja Kuusalu kohtumist Kaitseministeeriumiga on selgunud, et mitte ühte nendest ettepanekutest ei plaanita tegelikult üldse arutusele võtta ja neid ei plaanita aktsepteerida. Et kas siin on midagi veel võimalik muuta ja mis on teie ootused? Hästi suur ootus on, et tegelikult meie uus valitsus siis ikkagi võtaks nii valla kui kohalike ühendustega ühendust ja me arutaksime, kuidas oleks kõige mõistlikum see Soodla harjutusväljak rajada, kasutusele võtta, nii et oleksid kaitstud kohalike elanike huvid, nii et oleksid kaitstud samamoodi looduse huvid, sest täna me räägime sellest, et osa sellest harjutusväljakust asub ju Natura 2000 alal. Siin on väga palju kohalikke turismiettevõtteid, kes täna tegutsevad nii Anijas kui Kuusalus ja ka nendega ei ole ju tegelikult täna läbi arutatud, et kuidas need ettevõtted siis tegelikult jätkusuutlikult saaksid tulevikus toimetada, kui on kinni matkarajad, kus nad tutvustasid inimestele kohalikku loodust. Samamoodi ei ole ka täpselt vastuseid saanud, et mismoodi suudetakse või saadakse siis säilitada ka Tallinna veele kuuluva Soodla veehoidlas oleva vee kvaliteet. See on liivane tee. Aga rada on tehtud täpselt nii, kui me Nõmmele jõuame, et diagonaalis rist üle, kus praegu läheb päriselt, see on Kanarpiku vahel jalgrada, kuhu mahub üks inimene. Ja sealt on joonistatud tee. Tee ei ole joonistatud sealt, kus praegu olemas. Me ootame kommunikatsiooni ja arutelu, kuidas saaksid tegelikult kohalik elanikkond ja kaitsevägi koos toimida, nii et mõlemate huvid oleksid kaitstud nii riigikaitselised huvid, kui oleksid tegelikult kaitstud ka kohalike elanike huvid. Laskealal on tegelikult metsise paiknemisalad on ju. Ja nad ütlevad, et metsistele tuleb leevendusmeetmed on ju. Maatükk antakse kuskil Eesti teises nurgas. Tehakse metsisala suuremaks. Nii on. Et selles mõttes, et see metsisala ju loomine, kuna ma olen ise ju olnud ju aastaid jahimees on ju, siis ma ju, ma tean väga täpselt, kuidas seda metsistega on olnud, et siin on pikk siht. Siin on metsisala, siin ei ole metsisala. Minu seasöögikoht on siin, eks? Ja ma küsin, et milles siis probleem on? Tee seasöögikoht 5 meetrit siia poole ja probleemi enam ei ole. Millised on järgmised sammud? Täna õhtul koguneb Soodla kaitseks MTÜ esimene koosolek, kus juhatuse liikmed ja laiendatud juhtkond panevad paika edasised tegevused. Meil on plaanis vallaga kohtumine, paneme paika täpselt need punktid, mida me plaanime vallaga arutada, paneme paika punktid, mida me soovime arutada ikkagi valitsuse tasandil, millised on need kitsaskohad, kust me täna nagu kuidagi taganeda ei saa ja mis vajab otsuseid. Ja loomulikult on tegelikult mõte ka see, et ka üks petitsioon koostada ja selle käigus siis koguda kohalike ja lähiümbruskonna inimeste toetust sellele, et me saaksime
seista nende nende inimeste õiguste ja looduse vajaduste eest. Ja nüüd tegelikult riigi poolt tuleb sõnum, et me üldse ei ole valmis isegi aruteluks sellel teemal, kuidas seda loodust siin parimal moel kaitsta ja kuidas teistpidi siis Kaitsevägi seda kasutada saaks. Et oluline ongi see, mida me siin kogu aeg öelnud oleme, et istume maha, arutame, meil on ka ettepanekuid, meil on ka väga häid ettepanekuid, kuidas Eesti Kaitsevägi saaks mõistlikult seda kasutada. Et me saame aru, et see väljak on Eesti riigile vajalik, aga mõistlik arutelu on see, mille tulemusena võiks siis ühel hetkel öelda, et see väljak kaitseb nii kohalikke huve kui Eesti riigi huve.